Chihuahua. Chihuahua. Koerad ei teadnud kogu showst muidugi midagi. Suur rahvahulk ja valimuusika ehmatasid esmalt nii mõnegi Karmen Kassi ametivenna lausa soolasambaks. Moekoer 2010 mõtteks oli tutvustada Eesti sülekoerte kultuuri. Välja valiti ka moodsam sülekoer, parim koermodell ja publiku lemmik. Võistlust Moekoer 2010 hindas asjatundjate žürii ja seda juhtis ei keegi muu kui Beatrice isiklikult. Oma lemmikuid näitama ei tulnud vaid naised. Minu jaoks koera riietamine võiks nagu kanda pigem sellist otstarvet, et koeral nii-öelda külm ei oleks, kui väljas talv ja märjal ajal kuiv vihu oleks. Et kui siis midagi väga pidulikku ja peent, siis peab tõesti olema eriline sündmus. Chihuahua! Koerashow pealtvaatajad võisid julgesti kaasa võtta ka oma lemmikud. Ta oli väga tubli, nüüd kindlasti on niisugune unine, aga üldiselt väga-väga tubli. Hea modell, ütleme nii. Riietamisse ta suhtub suhteliselt neutraalselt õnneks, aga üldiselt ma ei ole niisugune väntsutamise pooldaja, nii et riietus ainult praktiline. See on meie esimene võistlus ja ma arvan, et päris hästi läks, et 2 auhinda, see on väga suur võit. Chihuahua. Nagu ka päris missi valimistel oli ka koerte moeshows mitu vooru. Ette näidati nii soojad talveriided kui peened õhtutualetid. Fantaasiavoorus võis aga oma lemmikule ükskõik mida selga ajada. Nii mõnedki inimesed pidasid just seda vooru tobedaks või lausa koerte alandamiseks. Lapsed teevad ka igasuguseid moeshowsid. Lapsi pannakse ka mõmmide ja jänkude kostüümidesse, et see on siis ju sama tobe, et miks koerad ei või. Ja nad olid ju päris rahul siin lava peal, et ei olnud tegu looma piinamisega, nagu siin mõned inimesed arvavad, et neile see meeldib ja neile meeldib tähelepanu. Näiliselt ümbritseb sülekoeri ja nende peremehi glamuurne ja särav maailm. Tegelikult on aga selle ilu ja sära taga väga palju tööd ja vaeva ning laisale inimesele tilluke sülekoer kohe kindlasti ei sobi. Nii mõnigi inimene peab aga taskukoertega jantimist karjäärinaiste eralõbuks. Lapsi lihtsalt ei taheta saada ja koerast on siis tehtud tite asendaja. Mida uhkete kutsade omanikud ise sellest arvavad? Vanus liiga noor veel võib-olla, et lapsi saada, siis kõigepealt õpime vastutustunnet koeraga ja üks näis, mis tulevik toob. Mina arvan ka sama, et eks lapsed tulevad omal ajal ja et praegu koer on mulle väga tähtis ja kallis. Nad sellised mulle meeldivad, nad hästi nunnutakse. Nad on nii armsad, nii väiksed, neid on kergesti üle sööda. Nad on jõuksed lipsukesed veel peas, hästi armsad. Ja pluss veel see, kuidas neile riided selga panna, nad veel nunnuvad välja. Ma nüüd nii kallid, on tahaks endale ka niisuguseid kutsasi. Kui üldse kutsad tahaks, siis endale niisugune. Muidu ma eelistan kassi, aga kui kutsasi, siis kindlasti selline.